Nädal aega tagasi küsisime teilt, kuidas siin liiklema peaks. Kuidas siis täpselt käituda ristmikul ning kellele teed anda, kui sul on ristmikul 5 haru? See on teil päris huvitav ristmik siin Vinnis. Mis selle ristmiku eripära siin on siis? Siin peade suund muutub ja kõik ülejäänud pead andma teed. Ja kui olete võõrad, siis peate vaatama liiklusmärke. Aga nüüd mul siia ristmikule lähenedes oli ka märki vaadates see tunne, et peade läheb nagu otse. Vaatasin suur kollane tahvel, äkki ma vaatan, et all on see lisatahvel, et peade läheb hoopis nagu sinna poole, samas instinkt tõmbab mind nagu peadeed pidi sinna poole. Et kuidas see siis nagu täpselt on tegelikult siin? Et ikka tuleb jälgida märke ja märgi peal on näha peade suund, et ta muutub ja et ta ei lähe otse. Märgi pealt saab ka lugeda, mitmes haru on siis peatee ja siis need kõrvalteed kokku lugeda. Ja siis oled kindel, et sa oled peateel ja sõidad õiges suunas. Ehk siis meil on märgid vaadatud, me viiekesti kenasti ootame. Milline on see õige järjekord siit ristmikult täna liikumiseks? Kõigepealt liiguvad ära autod, mis asuvad peateel. Peale seda kehtib ristmikul paremga reegel, ehk siis autod, kellel paremal käel kedagi ei asetse ja liiguvad otse, liiguvad järgmisena ja kõige viimasena liiguvad ära autod, kelle parem käsi on olnud kinni siiamaani. Ja alati ristmikule minnes tuleb ka suunamärgonnad näidata, ehk siis teistele aru saadaks teha, kuhu kohta liikuda tahate. Selge, aga siis proovime selle praktikas läbi.